Magnar, esiteks palju õnne kahe värava puhul, mõlemad nad penaltist tulid. Räägi, mis tundega üldse mängija läheb penaltit lööma, täna 2 korda väga kindlalt lahendasid ära? Kas igal mängijal ole see oma tunne, kuidas ta lööma läheb, et mul on alati jälgin värava liikumist ja valin kindla selle nurga ära ja otsust ei tohi muuta, see on oluline. Mis sa arvad, mis oli täna Paide edu võti? Ma arvan see, et võitlesime väga hästi ja olime nagu nii-öelda üks rusikas ja igas olukorras sees ja tänu sellele tuli see. No Paidel on tegelikult nüüd järgmine nädal päris keeruline, et teil on 2 mängu, esimene on karikamäng võõrsil Tallinna Kalevi vastu ja siis ka raske liigamäng ees ootamas, et mis emotsiooniga siit mängult uuele nädalale vastu lähete? No kindlasti võiduga tuleb väga hea emotsioon ja läheme igat mängu võitma ja see on meie mentaliteet. No täna esimest korda tuli väljakule siis Andrei Frolov võistkonna ridades ja eks vigastused teid tänavu kimbutanud on, et mis sa arvad, kui palju võiks Paide mängupilt veel paraneda hooaja käigus, kui need mehed lassaretist tagasi tulevad? No kindlasti paraneb väga palju, kuna tegemist on kogenud mängijatega ja kvaliteeti nendes on väga palju ja see tõstab ka üldist meeskonna kvaliteeti. Suur tänu selle intervjuust, kõike paremat!